Austatud kuulajad, head Soome ja Eesti sõbrad, hyvät Suomen ja Viron ystävät. Viru hotelli lugu algas 11. märtsil 1964, kui Tallinna lennujaamas maandus lennuk Soome presidendi Urho Kaleva Kekkoneniga. President tegi siin vahemaandumise olles tagasiteel visiidilt Varssavisse. Kekkoneni külaskäigu meelde jäävamaid hetki oli tema eesti keeles peetud kõne Tartu Ülikooli aulas. Kirjanik Friedebert Douglas ütles toona, et Kekkonen rääkis paremat eesti keelt kui Eesti NSV võimuladvik. Aastaid hiljem tutvus president Lennart Meri kõne käsikirja ja Kekkoneni enda tehtud parandustega. Kõik parandused rõhutasid neid kohti, kus kriipsutati alla vajadust säilitada Eestit, Eesti kultuuri, Eesti keelt, Eesti identiteeti, ütles Meri. Seetõttu pole ime, et ükski Nõukogude Eesti ajaleht Kekkoneni kõnet ei avaldanud. Paar kuud pärast visiiti 1964. aasta mais toonitas Kekkonen oma residentsis ka estofiilide sõpradele, et soomlaste kohus on aidata eestlusel säilida. Need polnud ainult ilusad sõnad. Kekkonenil oli kindel soov taas ehitada Soome sild üle lahe. Aasta hiljem suutiski ta venelastelt välja kaubelda laevaliini. 7. juunil 1965, mis nüüd siis oli? Vabandust, siin oli vist, kas ma tagasi saaksin? Nüüd, jah. 7. juunil 1965 läks Tallinna sadamast Helsingi poole teele reisilaev Vanemuine. Ühendus kahe linna, Tallinna ja Helsingi vahel, oli pärast pikka pausi taastatud. Kekkonen oli avanud soomlastele ukse Eestisse ja paotanud eestlastele akna Euroopasse. Soomlaste huvi Eesti külastamise vastu osutus ootamatult suureks. 2 aasta jooksul ehk 1967. aasta augusti lõpuks oli Tallinnas käinud juba 15 000 soomlast. Võrdluseks olgu öeldud, et veel 1960. aastate algul külastas Tallinnat vaid mõnisada soomlast aastas. Nii kiiresti kasvavat turistide hulka polnud Tallinnaga võimeline enam majutama. Ja nii tekkiski mõte rajada Tallinnasse suur ja esinduslik kaasaegne hotell. Uut hotelli plaaniti Tallinnas küll Tõnismäele, küll mereäärde Russalka lähedale. Lõpuks valiti välja Viru väljak ning ka hotell sai nimeks Viru. Tallinna esimese pilvelõhkuja rajamisest sai esimene suur ja silmapaistev Eesti-Soome koostööprojekt, ametlikult muidugi Nõukogude Liidu ja Soome oma. Suvel 1967 välja kuulutatud hanke võitis Savonlinna väike ehitusfirma Rebo OÜ. Miks Viru ehitasid just soomlased? Ma arvan, et määramaks sai see, et soomlased olid teada tuntud oma kõrge töökultuuri ja tipptasemel ehitustehnoloogia poolest ning seega igati sobivad ehitama hotelli, millest pidi saama Nõukogude elu musternäidis lääne turistidele. Märtsis 1969 kirjutati leping alla. Ja juba järgmisel kuul hakkasid Tallinna saabuma Soome ehitajad, kellele püüti igati näidata, kui hea on elu sotsialismi viljastavates tingimustes. Nad majutati tavapäraste prakkelamutte asemel hoopis Mustamäele uude korrusmajja, mis oli isegi soomlastes töömeeste jaoks luksus. Ka teenisid ehitajad kenasti, lisaks palgale markades said nad prisket päevaraha rublades, mis võimaldas soomlastel õhtuti Astorias, Glorias, Nordis või Palassis lõbusalt aega veeta. Tutvuti kohalike kaunitaridega ning paarkümmend ehitajat viisid siit koju naisegi kaasa. Viru ehitus edenes kiiresti. Koguni nädal ja korrus. 3 aastaga oli hotell valmis, samas näiteks Latvia hotelli Riias ehitati 6 aastat. Viru äratas Moskvas nii suurt tähelepanu, et ehitusel võeti üles õppefilme kutsekoolidele, kuidas õigesti ehitada.
See õige ehitamine algas juba töömeeste riietusest. Kui kohalikult kandsid puhvaikasid, siis soomlastel olid seljas mugavad töökombinatsioon. 2 töökultuuri erinevust iseloomustava ka humoorikas lugu. Viruga ühel ajal ehitati ka kaubamaja juurdeehitust, kus kohalikud ehitajad hommikul tööle tulles kõigepealt süütasid lõkke, panid suitsud ette ja tegid mõned õlledki. Soomlased muidugi ei saanud aru, et see ongi siinne töökultuur, vaid hoopis arvasid, et kohalikud ehitusmehed streigivad ja kaalusid, kas peaks solidaarsusest ka streigi välja kuulutama. Streik ei tulnud ning Viru ehitus jätkus sellise hooga, et kokku lepitud ajakavast oldi isegi ees. Siis aga juhtus õnnetus, mis äärepealt oleks hotelli valmimise kaugemasse tulevikku lükanud. Ööl vastu 18. detsembrit 1969 puhkes ehitusel suur põleng. Õnneks olid kahjud kardetust väiksemad, küll aga kukutas see Rebo OÜ. Tulekahju tagajärjel vajas Rebo laenu, paraku pangad keeldusid ja 1971. aasta detsembris läks Rebo pankrotti. Ehitajad lahkusid ja töö jäi pooleli. Nüüd sekkus Soome riik ja ehituse lõpetas konsortsium Haga OÜ riigi garantiiga. Viru anti õigel ajal üle ja 5. mail 1972 lõikas direktor Albert Schockmann pidulikult lindi läbi. Vast valminud Virust sai suur tööandja. Hotelli palgati koguni 1080 inimest, kusjuures tahtjaid oli ligi 4000. Miks oli nii palju inimesi vaja, seda aitab selgitada järgnev tõik. Köögis oli terve osakond, kelle tööks oli välja arvutada portsjonite ja neisse kuluvate toiduainete kaal. Kui juba veidrustest juttu, siis hotelli foajee lõpus asus algselt trepp, mis viis teise korruse restorani. 1900. aastate keskel lõhuti see kapitaalremondi käigus välja, milleks kulus tervenisti nädal aega. Nimelt tuli välja, et trepi sisse olid valatud raudteerööpad. Nõukogude Liit kartis, et mere poolt võib tulla dessant, mille tõrjumiseks pidi tank saama sõita otse teisele korrusele ja andma mere suunas tuld. Viru hotell kuulus Nõukogude Liidu 5 parima hotelli sekka. Seetõttu pole ime, et 70. ja 80. aastatel külastas seda ka rahvusvahelisi kuulsusi. Kroonitud peadest näiteks Iraani šah Mohammad Reza Pahlavi, esimene inimene kuul Neil Armstrong, esimene naine kosmoses Valentina Tereskova ja filmitäht Elizabeth Taylor. Viru oli neil kümnenditel paljudele eestlastele unistus, lääneliku hea elu oaas keskhalli Nõukogude argielu. Avamises peale käis Virus ja selle ümbruses vilgas äri peamiselt Soomest toodud defitsiitse kaubaga, milleks olid sukkpüksid, teksased, kohv ja palju muud. Naljaga pooleks oli Viru nagu kaubamaja, ainult et erinevalt Tallinna kaubamajast kaubeldi siin üksnes valimismaise kaubaga. Viru polnud eestlastele suletud. Kui raha oli, võis käia aega veetmas näiteks Viru varietees. Soome majandusajakirjanik Sakari Nupponen on oma raamatus Aigamatka hotelli Viruun öelnud: Viru ei ole ainult hotell. See on soomlastele Eesti reisi sümbol. Temaga võib nõustuda. Tähistab ju hotelli nimigi Viru, soomlastele Eestit, Viro. Aga eestlastele, kui vaadata Viru etümoloogiat, siis on sel sõnal eesti keeles ka teine tähendus, veekeeris, mis omakorda on arvatavalt tuletis Läänemere Soome tüvest vire. Vire ehk soome keeles viri tähendab lainevirvendust, nõrka tuulepuhangut. Ja eestlastele see seda oligi. Viru näol hakkasid Eestis puhuma värsked tuuled, kuigi veel nõrgad, aga piisavalt tugevad selleks, et läbida raudne eesriie. Juba 60. aastatest alates oli Põhja-Eestis võimalik näha ka Soome televisiooni, mis muutis pöördumatult paljude eestlaste ettekujutust vabast maailmast ja Nõukogude tegelikkusest. Tänu Viru hotellile elavnesid üha enam kultuuri ja teadus, aga ka majandussidemed kahe vennasrahva vahel. Üha rohkem oli neid Eesti peresid, kel oli sõbrad
tuttavad Soomes. Eestlased muutusid rahvusvahelisemaks kui eales varem okupatsiooni jooksul. Kuigi iga sammu kontrollis pingsalt KGB, kelle valvsa pilgu all oli ka Viru. Niisiis oli Viru hotell ja kõik sellest johtuv ja selle põhjustatu eestlaste jaoks kiluke vaba maailma, unistus paremast elust, oli selleks siis materiaalne heaolu või vabadus oma arvamuse avaldada või võimalus maailmas piiranguteta ringi rännata. Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemine ja Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal tõid endaga kaasa drastilised muutused eestlaste elus. Palju, mis varem oli oluline, kaotas oma mõjujõu ja vastupidi, väheoluline sai üleöö oluliseks. Ka Viru tähendus muutus. Ühtäkki ei olnud enam Eesti reisi sümbol, vaid üks hotell paljude seas, kus oli võimalik peatuda. Ja juba vabas Eestis sirgunud põlvkondade jaoks oli Viru küll väga hea hotell Tallinna kesklinnas, aga mitte enam kiluke vaba maailma. Ei muutunud mitte ainult Viru hotelli tähendus, muutus ka Soome kui maa oma tervikuna. 2008. aastal koostasid Põhjamaade investeerimispanga asepresident Gunnar Rokk ja Soome endine suursaadik Eestis Jakob Lomberg ühisraporti Eesti ja Soome koostöövõimalused, mis sõnastab toimunud muutuste põhjused järgnevad. Vaid vähesed noored on olnud huvitatud meie maadevaheliste sidemete arendamisest ja koostööst. Huvi vähesuse peamiseks põhjuseks on eelkõige olnud avanenud võimaluste paljusus mujal maailmas ja ebapiisav teave naabermaa kohta. Viru hotelli ja Soome televisioon jäävad oma aja sümboliteks, aga nendega kaasnes midagi väga olulist, mis määrab paljuski ära kahe vennasrahva vaheliste suhete ulatuse ja läheduse tulevikus. Nimelt vastastikune keeleoskus kui huvi alus. Ebapiisav teave naabermaa kohta on ju aga tingitud just nimelt huvi puudusest. Paraku peab tõdema, et keelesild Eesti ja Soome vahel on jätkuvalt ahenemas. 2017. aastal avaldatud Tõnu Tenderi ja Sven-Erik Soosaare uurimusest Soome-Eesti keelesild 21. sajandil ilmneb, et soome keele oskus on suurim nende seas, kelle lapse ja nooruki iga jäid aastatesse 1970–1990. Nooremate seas hakkab soome keele oskajate arv kiiresti langema. 5 aastat hiljem kahjuks ei ole langus peatunud. Eesti koolis õpib praegu teise võõrkeelena soome keelt 461 õpilast ja nende arv on viimastel aastatel pisitasa vähenenud. Seega pole kahjuks võimatu, et tulevikus hakkavad 2 vennasrahvast suhtlemisel kasutama peamiselt inglise keelt. Seega ei oleks enam soome-eesti keelesild. Lõpetuseks. Mul on raske ette kujutada laiemat ja sügavamat huvi soome vastu ilma keeleoskuseta. Praegu aga saab põhikoolis soome keelt teise võõrkeelena õppida vaid 5 koolis. Seda on kindlasti vähe. Üldhariduskoolis võiks vene ja saksa keele kõrval valikus olla ka soome keel. Ühes soome keele oskusega säilib ka eestlaste elavam huvi soome vastu. Tänan kuulamast. Ilusat päeva jätku kõigile.